Tere jälle ja võib-olla enne, kui ma hüppan veel sinna, siis ma siiski, Kai, aitäh, aga ma tahaksin öelda seda, et saame aru, Kanut saab alguse 2023, see maja. Ja enne seda oli Tike ja need kaks asja ei ole päris üks ja sama. Ja teine asi, et jällegi Mart Kangro sellisena, nagu me Mart Kangrot praegu teame, ilmub meil välja seoses Leemeni tantsulavastusega Ettevaatust, hoidke tantsuplats vaba, mis tuleb siia 1909. Et enne seda oli Mardi stiil midagi muud, ta tegi palju koostööd Marge Ehrenbussiga, et selles mõttes ta nagu ei esinda hästi 90-ndaid, vaid ikkagi juba nullindaid. Mul on hea meel, et sõltumatu tants ja nimetus on hästi kasutusele läinud, kui ma selle peale seda nuputasin kunagi, et mis asi siis see on, sest et läänes hästi palju eriti ingliskeelses kontekstis on kasutusel concert dance ja meil nagu sellist see vaste oleks nagu imelik, aga just nimelt, et ta nagu on tõesti sellest teatris institutsioonist sõltumatud, on teine asi ja siis nagu tuli see nimetus kasutusele. 94 evolutsioon ei olnud rahvusvaheline veel, oli 96 seoses selle Bagnolet festivaliga, mille siis Tike organiseeris, et siis olid ka, ma veel küsisin siin üle ja tuletasin meelde. Aga olgu pealegi, see ongi näide sellest, kuidas see mälu nagu tuleb, paneb asjad kokku, lahutab, see on täiesti arusaadav, kuna meil ei ole kirjas paljusid allikaid, kui ma veel eile vaatasin neid, kellest ma täna pisut räägin, siis jällegi kõik ei ole Tigaris, jumal tänatud, ma olen selline loll, kes lõikas kogu aeg välja neid artikleid ja kleepis oma kaustikul siiamaani need patakad, mõned on juba kleepimata, aga et tänu sellele nagu aeg-ajalt jälle reeda, vaata, mis oli, aga et neid asju ei ole nii kergelt. Miks ma selle teema võtsin? Üldse mitte sellepärast, et see oleks esimene teema, mis mind huvitab, aga mind alati on häirinud, et nagu räägitakse, et siis ei olnud meil professionaalset tantsukriitikat. Ja mõtlesin, et huvitav, mis asi see üldse on või mida me nimetame professionaalseks tantsukriitikaks. Et esiteks, üldse on kriitikale väga erinevad ootused. Ja need ootused on erinevad siis, nagu me näeme, eks ole, konkreetselt see toimetus, kes selle tellib, tema ootab seda, et see lugu oleks ladus, tõmbaks publikut ligi ja on hoopis teised kriteeriumid kui näiteks see, mida ootavad esinejad, eks ole. Esinejad tahavad eelkõige positiivset tagasisidet, ma rõhutan sõna positiivset. Nad tahavad ka tagasisidet, aga kui on halb tagasiside, siis nad seda ei taha tegelikult. Ja peale selle, eks ole, on publik järjest rohkem tänapäeval, kuna meil on järjest rohkem nagu neid teatriga seotud sündmusi, siis publik tahab teha valiku, jah, tahad sa Raho kohe midagi öelda? Ei, sa lihtsalt... selge. Vaatasin, et käsi oli nii tõesti, et äkki sa tahtsid kohe vaidlema hakata. Aga et jällegi, et siis publik ootab ja sageli ta ootab seda, et ta teeks valiku, kas minna või mitte minna. Eriti praegu, kus meil järjest rohkem on seda valikut ja järjest raskem on teha otsus, kus kulutada see aeg, et minna sellele üritusele või mitte. Ajaloolastena me tahame hoopis kolmandaid asju. Me tahaksime kirjeldusi, me tahaksime võimalikult palju teada, mis toimus. Ja hoopis teisi asju. Ja kirjutajatena meil on ka omad soovid ja omad agendad. Kas me need alati välja ütleme, on teine asi, aga meil on mitte ainult omad eelarvamused ja arvamused, vaid ka see põhjendus, miks me kirjutame. Nüüd... Siis siin Human Kinetics on toonud, et tantsuarvustuses võiksid olla siis olemas need 4 osa. Et kõigepealt siis kirjeldus ehk mis toimus, milline tants välja nägi ja seal juures peaks kirjeldama ka siis kõike seda ruumi, valgust, kostüüme ja nii edasi. Ma arvan, et kõike seda enamasti ei ole, aga sageli mingid jupikesed on. Millist liikumist kasutati? On see siis... kas mingisuguse treeningsüsteemiga seotud või argiliikumine, kuidas on kasutatud muusikat. Muusika kasutusest on väga vähe juttu. Analüüs siis võtab nüüd selle kokku, et mida siis, ühesõnaga, kuidas seda kõike tehti, kuidas konkreetselt liiguti, kuidas, mida,
Milline see välja nägi? Lisaks siis juba edasi tõlgendusele, eks ole, miks ja mida see tähendas. Kui me kirjutame, siis enamasti need on kuidagi läbi põimunud, need ei ole ükshaaval sees, aga vaadata, et millised elemendid siiski on. Ja lõpuks siis see hinnang ja kuidas see tants õnnestus või kas ta oma eesmärki täitis. Üks võimalus on see, et ma võtan selle programmilise kirjelduse, kas siis kavalehelt või mingisuguselt kas või tegijate enda väljendatud seisukohtadest, ja vaatan selle valguses siis seda lavastust, kas õnnestus või mitte see sõnum välja tuua. Kirjutajatena me sageli eelistame minna puhta lehena ja mitte lugeda seda, mida nad tahavad öelda, ja siis vaadata, mida me üldse sealt aru saime. Mõnikord on päris huvitav pärast seda lugeda, mida taheti öelda. Nii, et see on nagu väike sissejuhatus lihtsalt sellest, et ja nüüd siis küsimus, et kui palju meil siis neid... Et kui mõeldakse nagu professionaali all seda, et kellel on tantsutaust, siis jah, ega ei olnud. Nüüd panin siis kirja, ma ei vaadanud kaugemale kui 29. Et hästi palju tol ajal ilmub anonüümsed kirjutused, tähendab, kus ei ole isegi initsiaale all. Lihtsalt on sellised nupukesed, on väiksed kirjutused, on väiksed vahest sellised sutsakad, ülevaated mõnikord ka, aga ühtegi nime ei ole all. Ta lihtsalt on seal lehe sees, kontrollisin veel neid vanu, õnneks need on Tigaris saadaval. Mõnel juhul on meil initsiaalid, võtsin siis lahti selle sama isiku, kus on siis need pseudonüümid olemas, mõned on leitavad, mõned ei ole. Mida leidsid, siis vaatasin. Aga et ma ei hakanud seekord nagu analüüsima siis neid, kellest me teame ainult näiteks ha-ha-ha. Et üks oli konkreetne näide. Nii, lisaks sellele siis kirjutasid, keda ma sinna kirja panin, Semper ka ajakirjas, Douglas Suits, siin on, nimi Eduard Hubel, ehk Mait Metsanurk, aga ma leidsin neilt ühe ja ma ei hakanud neid praegu siia nagu valimisse panema. Et panin siis siia, otsisin ka need pildid välja, et oleks siis näha, mis nägudega need olid. Et ikkagi ei ole anonüümne, eks ju. Mulle meeldis see, et kui te vaatate, siis nad on tegelikult enam-vähem ühest ajast. Ja ka kultuuriline taust on neil üsna sarnane. Et pärast teevad küll, aga selles see ka põhjendab, siin oli eile juttu just, et kirjutavad, kui nad hakkavad kirjutama, on nad noored mehed. Nad on nooremad kui Parts, kõik, keda nad arvustavad. Et siis siin, nüüd siis mida siin on nende need töökohad, kus nad sel ajal töötasid enam-vähem. Et paljud olid siiski ajalehtedega rohkem või vähem seotud, aga mitte kõik ei olnud püsikirjutajad. Nii, ja lõpuks siis ma panin ka kirja, te ei pea seda lugema, nii ma jätan need siia lihtsalt taustaks, et siis milliseid artikleid ma ka vaatasin. Siin mõnest on rohkem, aga põhimõtteliselt jätan nad siia. Nüüd, mis oli nagu huvitav? Minu jaoks enamasti nad kõik mainivad ka publikut, ehk publiku olemasolu, publiku arvukus. Hästi tore on, kui Laabani kammertantsutrupp käib siin, siis nad mainivad, et oli palju rohkem, oli naispublikut just näiteks. Või Ella Ilbaku sellel ühel õhtul, et oli just kultuuriline intelligents kohal. Et see annab meile nagu aimu. Hiljem ma sellist publiku analüüsi hilisematest meie praeguste aja arvustustest ei leia. Ja hästi palju muidugi, kuna see uus tants oli nii-öelda, või see moodne tants, modern tants, mis iganes, oli uus nähtus, siis selle puhul väga palju on niisuguse taustakirjeldust, Laabani taustast, Gerd Nego puhul jällegi tema õpingutest, tema taustast, Laabani ideedest on juttu nende arvustuste käigus, erinevalt kellel kui palju. Et mõnikord tuuakse välja ka suhe muusikaga ja muidugi hinnangud. Et need on ka alati olemas ja alati ei ole need, nagu kui sa ei ole näinud, siis tegelikult on raske aru saada.
Näiteks kirjutab Bernhard Linde, et oli ebadramaatiline ja kehaline dramatism polnud kõige kaugemale küündiv. See oli siis Alice Jürna kohta. Või siis Laabani selle truppi kammertantsu õhtu kohta, et naisosalised tundusid rühmaski nõrgematena kui 3 meestantsijat. Ja siis ta siis kirjeldab seal kehakujusid ja muid asju. Hendrik, seda, mida tänapäeval ei julgeks keegi kirjeldada enam täpselt nii. Siis või näiteks Hendrik Lindepuu ütleb, stuudio näib töötavat tantsukunsti kooli mõttes õiges suunas, kirjeldades siis Hilda Arenist ja tema õpilastest. Preili Aren on tehniliselt kaunis küps tantsijatar, kuigi kunstimaitsest tulevad ette vääratused. Ja tegelikult ei kirjelda täpselt, mis need vääratused on või mis see maitse on, et jällegi me peame nagu kuskilt kaugelt seda otsima. Hanno Kompus, hästi põnev arvustus oli see, mis ta kirjutas Vini Lainest, kuna ta hakkab kõigepealt mõtiskleb pikalt siis üldse diletantismist kui ehk asja armastajalikkusest. Ja toob siis nagu ka paralleeli, et kas Gauguin on asja armastaja või mitte, ta ei olnud õppinud kunstnikuks, eks ju. Ja siis ta annab siis selle, et nimetab siis, peab Vini Lainet siis diletantismiks ja ütleb, et sellest poleks iseenesest viga, kui tema ja ta väikesed ekskursioonid jääksid ta enda ja ligemate sõprade teada ja maitsta. Ent neiu Vini Laine pöördub suurema publikumi poole. Tahab esineda kunstnikuna, kes pakub uut, tahab uue ilu preestrina võtta omale kogudust. Kõrged püüded, mis aina austamist ja heatahtlikust võiksid võinud leida, kui neiu Vini Laine meile oleks jätnud võimaluse teda käsitleda debütandina. Seda tegemist keelavad meid aga tema õpilased. Nii et nagu sellised huvitavad upperpeld, aga jällegi, et nagu Kompus põhjalikult ka teistes, ta nagu räägib taustast ja toob väga rikkaid assotsiatsioone, et tema selline kunsti esteedi taust tuleb hästi välja. Ja teiseks muidugi, et ta oli ka näinud palju. Ja nagu siin eile oli juttu, siis et Kompus oli minu teada ainus, esiteks ta oli Dalcrossi juures, siis Dalcrossi süsteemiga tuttav ja 20-ndatel, vähemalt 21-22 võttis ta Litvinova stuudios balletitunde, sellest on maininud seda Litvinova stuudios käinud siis need õpilased ja seal ta siis Rahel Olbreiga ka siis tutvus ja kas just seal, teatris töötas ka, aga et igal juhul, kas ta hakkas seal Olbrei pärast käima, jällegi ei tea, aga seda on nagu mainitud. Nii Rasmus Kangro pool jällegi siis väga huvitavalt kirjutab ka neid samu siis publikut alati mainib, saal oli pealtvaatajaid peaaegu täis, saal oli pungil täis. Huvitav on näiteks teada, et Mary Wigmani õhtul ei olnud saal täis. Ja siis ta kirjeldab siis ka nagu tuua välja see tema mõni niisugune näide, et erilist tähelepanu väärib Ilbaku kätte lainetuste voolav plastilisus, mille puudumine tähendab paljudele tantsiannadele tähtsamat nõrkust. Milline nauding vaadelda seda looklevat lainetust leegis. Saal edas kaasa. Seda tunnistas põnev vaikus ettekande ajal ning kaua raugemata kiiduavaldused ettekande vahel ja lõpul. Ja siis jällegi, ja lõpuks Mettus, ja Jaan Pert, jah. Mettus teatriinimesena, ta töötas ju teatris dramaturgina ja direktorina ja nii edasi, ta tõepoolest ka kirjeldab teisi elemente aeg-ajalt, lavalisi elemente, toob välja seal kujundust ja valgust ja nii edasi. Elmeri Spartsi õhtust 21. Minusse isiklikult mõjus kõige sügavamini India jumal, nähtavasti proua Partsi enesekompositsioon. Ma ei tea, kas ma olen õigesti aru saanud sellest, mida proua Parts selles tantsus on tahtnud kujutada. Mina nägin selles jumalas elajapäist Ganeshat, kes ise ülavas rahus oma aujärjel istudes oma armsate madudega mängib. Põlevil silmil nende siledaid kehi vaatleb ja neid välja saadab, et ta vastaseid hävitaks. Nii et või Ella Ilbaku leegist, siis kõige parem number oli kahtlemata
leek, kus iseäranis head jällegi tantsija käed. See maast tõusev, kasvav, laiali lagunev ja jälle surev leek saab veel kaua meie mälus püsima, kui eeskava teised tantsud kõik juba ammu meelest läinud. Okei. Kui 7 minutit, siis lihtsalt võtan korra kiiresti Jaan Perdi, et jällegi siis, ja tema räägib pikalt Nego puhul siis moodsast tantsust ja siis kirjeldab ka natukene siis Nego stuudiotantse, ütleb, et need on dramaatilised, üteldagi väga teatraalsed, ülevates poosidest kõndimised üksteisest mööda ja läbi. Okei. Võib-olla hilisemast ajast. Nii, kõigepealt siis see, et jällegi nüüd muidugi meil ei ole siis anonüümseid arvustusi, see on üks suur erinevus. Meil on, ma panin siia kirja ka need, kes kirjutasid siis kas siis ülevaadetes või erinevalt või tegid intervjuusid nendest tantsuüritustest, moderntantsuüritustest, aga siis esimene pilt, Pille Palmist mul ei õnnestunud pilti leida. Kui me vaatame, siis on meil naiskirjutajad, jah, kõik. Taustad on keerulisemad. Lea Tormis oli, eks ole, õppinud tantsu Nego juures balletikoolis. Siin ei ole kirjas, aga ka Kadi Herkül ja Kristiina Karantsis mõlemad siis balletiperedest ja õppisid ka kuni selle nii-öelda keskkoolini balletikoolis, nii et selles mõttes nagu selline balletitaust oli olemas. Aga Aime Hansen käis Fine Five'i tantsukoolis sel ajal ja oli õppinud, tegeles ka India tantsuga sel ajal. Ning Estadatrikust oli juttu, mul on hea meel, et siin on, ja Erki Luuk tuleb siis 90ndate lõpupoole. Ja 99 tegelikult kirjutab esimese tantsuarvustusega Tiit Tuumalu, kes meil nullindatel kirjutab palju tantsust. Nüüd Tatrik, Lea Tormis rohkem tantsust ei kirjuta kui sellel 10. ma mõtlen ajakirjanduses. Ei kirjuta Aime Hansen, ei kirjuta Estadatrik ja Erki Luuk natuke kirjutab veel nullindatel, aga põhimõtteliselt ilmselt, kuna nende nii-öelda lepingud lehtedega lõppesid, siis vabakutselisena nad tantsust ei ole kirjutanud. Jäänud on siis kirjutama, Kadi Herkül ka tantsust väga palju vist ei ole enam kirjutanud, ei ole igal juhul näinud, et rohkem kirjutab teatrist. Kristiina Karantsis kirjutab sporaadilist, nii nagu kuidas tal siis inspiratsiooni tuleb. Ja rohkem Pille Palm on meie hulgast ka lahkunud, aga tema kirjutas ka ainult 90ndatel, et ilmselt jällegi sellega seoses, et ta oli seal Sõnumilehes. Milles on sarnasus 90ndate ja ma võin siia ka panna kirjas need kirjutised lihtsalt, mida ma vaatasin, et sarnasus on selles, et meil on lehti palju. Meil on kultuurilehti mingil ajal 2, on ju Kultuurileht ja Sirp. Meil on hunnik päevalehti, nädalalehti, võrreldes näiteks praegusega, kus meil on üks päevaleht, mis iga päev ilmub, Eesti, see Postimees, teised ei ilmu ju igapäevaselt. Veebileht on juba midagi muud. Ja ka sellel siis varasemal ajal, et jällegi palju lehti, selle tõttu ka oli palju kirjutajaid, lehed kajastavad. Nii, siis Lea Tormis väga ilusti alati toob selliseid nagu kaugemasse ajalukku minevaid viiteid ja näiteks ka siis Nordic Starist kirjutades juba rääkis siis, et Nego stuudiolavastused, et leidsid siis selles esimeses avangardtantsu õhtus, millega Nordic Star tuli, et selline tantsuteater ei olnud võõras meile. Koos endiste lavakatega leidsime assotsiatsioone ka Nego õpilase Helvi Tohvelmanni poolt lavastatud liikumise tüüdidega. Pille Palm muusikuna sageli kirjutas muusikast ja oli võib-olla kirjutas kõige vähem liikumisest ja kõikidest nendest teistest asjadest, kas siis positiivses või negatiivses võtmes. Sellest siis, mida ta laval nägi ja enamasti siis ka mõnikord üsna karmilt andis hinnangu, ilma et ta väga täpselt oleks seda põhjendanud. Aga ka näiteks mõnel puhul siis hästi, näiteks Fine Five'i Amadou Abou
mainib selle muusikat ja siis ütleb, et lugu ise tundus kujutavat lihtsate liigutuste kasvamist tantsuks, mis järjest enam kaasa haarab ja tantsija vallutab. Igaüks, tantsijad siis lendavad omaette, aga siiski kõik koos. Kuigi tants koosnes suures osas sarnastest figuuridest, oli aimata erinevaid karaktereid, mis tulenesid koreograafi poolt mõeldud tüpaažist. Rene Nõmmiku kui koreograafi töös ja arengus tähelepanuväärne samm edasi, sest märgatav oli kujundlik mõtlemine tantsust, millest omakorda lähtusid figuurid. Nii, Aime Hansen kirjutab üsna, jällegi kuna ta kirjutas just nimelt ka selleks, et ilmselt sellel ajal siis oli seotud lehtedega ja siis kirjutas palju. Mõned ma siit näiteks Putost ja alati siis ka jällegi taustast või näiteks seal oli meil selline trupp külas Tanzfabriik Potsdam, siis ta käis seal ka workshopis ja kirjutas ka sellest, mida nad seal tegid. Ja no näiteks siin, kui tulla selle muusika ja tantsu juurde, siis Yoshiko Tshuma siis lavastusest kirjutas: kord allus tants muusikale, kord muusika tantsule. Musitseerimisliigutused said osaks tantsust, tants läks üle musitseerimiseks. Cello ja ta poogen lahutati teineteisest, cello asus elama iseseisvat elu, poognad sõjariistana kasutades ajasid moosekant ja tantsija üksteist taga. Ja tema jaoks siis väljendas see Ameerika hullumeelsust ja agressiivsust ning mulje tekitas lõpuks budistliku tühjuse seisundi. Kadi Jörkül ei kirjutanud palju, kirjutas siis algul siis Nordic Starist ja siis ka mõnest üksikust etendust, näiteks Decouflé, kelle trupp Prantsusmaalt käis siin 96 Estonias andis etenduse. Ja siis räägib just sellest esimene, selline huvitav asi, et soomlased olid nagu pahased, et kuidas see trupp tuli Eestisse ja mitte näiteks Soome, aga et Eesti meedia samal ajal väga ei reklaaminud. Ja siis kirjeldab näiteks mitmesuguseid momente, näiteks siis konnade kaunitus on tal selline. Kohe lavastuse alguses läheb laval toimuv naljakaks, ilmuvad mingid konnalaadsed olendid, algul ükshaaval siis hulgakesi. Algul loivavad nad niisama lestade lodinal üle lava, edasi hüppavad rütmiliselt ringi. Lõpuks loivavad ära. Värvikust lisab toimuvale laserprojektsioon, mis laseb elukatel aeg-ajalt paista justkui läbi veikleva vee. No ja siis ta veel teeb seal viiteid, et koreograaf lavastas ka Albervilli need taliolümpiamängu ava- ja lõputseremoonia. Nii, see Tatrik. Kuna temast oli jutu, tõepoolest ta kirjutas palju Boxer M-ist, Charles Linehanist, talle ilmselt see esteetika väga sobis, ta seda ka mainib. Kuid jällegi, et ega ta väga ei kirjelda, mida ta näeb, mis seal on, kui ei oleks näinud, siis oleks üsna hädas. Ja mõnikord ta toob siis ka näiteks, räägib nii-öelda arvustuse sees, toob siis ka neid intervjuu osi nende koreograafidega, nii Linehani kui Mark Taylori puhul. Aga tema siis rõhutab hästi, selle sama, et Boxer M on teel ideaalse tantsu suunas. Sinna, kus vaatamine muutub olulisemaks kui sõnastamine, sinna, kus vaadata on nii palju, et kaob vajadus küsida, mida ma näen, kus aisting muutub tähtsamaks kui tähendus, jäävad veel heli ja higi ning kehalisus võidutseb. Tants kroonib kehast kuninga. See oli tal siis selline nagu näide. Kristiina Karantsis hakkas kirjutama 1997. aastal, vähemalt nende leidsin. Ja kirjutas ka üsna palju siis sellistest, kuna ta oli Sirbis ka töötas sel ajal, siis kirjutas palju. Ja ma loen ette, kannatate ära. Niisiis, kirjutab Boxer M-ist ja sellest nende lavastusest Lõõd, mis oli Pärnu siis Augusti tantsufestivalil tänaval. Suveõhtune Rüütli tänav. Otse kuumavale asfaldile on Boxer M piki kulgemist laotanud tüki suurest papirullist, mille peale omakorda hulk läikivat ja läbipaistvat kilet. Mööda tahket jõge kord selle all ja siis jälle peal hakkavad roomama, veerema, pugema ja hüppama tantsijad. Nurgeline, robustne ja siis jälle sujuvaks rahunev liikumisjoonis annab aimu liikuvate olendite siseruumis valitsevast hirmust ja ebakindlusest.
Olevused seiravad kohmaka imestusega maailma. Uudishimu teeb nad avatuks, kuid pelk kõige uue eest sunnib nad tagasi tõmbuma, endasse uuesti varjule pugema. Nii kirjutab veel, koordinaatteljastik, millele kõik projekteeritud, võiks asuda kaugel möödanikus, mil inimene oma kehafunktsioone ja asjade maailma tajuma hakkas, või kauges tulevikus, mil maailma hävitamise järel kõik uuesti avastada tuli. Ehk Kristiina, ma imetlen tema sellist oskust nagu rikkalikult, assotsiatiivselt kirjeldada ja tuua siis paralleele, et see iseloomustas teda juba päris algul. Ja Erki Luuk, ilmselt ka siis, mul on tunne, et kirjutas selle tõttu, et oli kuidagi lehtedega seotud, ei tea täpselt, aga siis ka, et ta siiski nagu kirjeldab pisut ja annab siis nagu natukene ka selliseid hinnanguid, nii et ma ütleksin nii, et kui ma lugesin, ma mõtlesin, ma olen neid asju näinud, et kui palju nad mulle meelde tuletavad, aga väga ei tuletanud. Ja väike näide siis lihtsalt, et räägib Jürgi Kartuneni siis ühest lavastusest. Vahelduvad erinevad liikumise muusikaviisid, näiteks aeglane, range, veider tants ja nii edasi. Oluline oli seejuures, et liikumine ja muusika omavahel tavapäraselt, see tähendab võimalikest lihtsamal moel, ei sünkroniseeruks. Aeglast muusikat võis täiendada kõva tantsijate poolne vihtumine või vastupidi. Ajutised atraktsioonid, taskulambi valguslaik seinal, kui helendavad sinepivärvi kuma pritsiv keravälk, tantsija varju suhe sellega hääletult kõnelev Kartunen, ei korvanud veel etteaste suhtelist mõttetust, kuid andis sellele siiski mingi üksikute elementide kaupa nauditava suuna. Mida ma siis lõpuks ütlen, et kokkuvõttes, et ma arvan, et 90ndate ja selle esimese, kuni siis 20-ndateni perioodi tantsu kirjutamine mingis mõttes oli sarnane just selles suhtes, et oli kohti, kus avaldada, neid avaldati päris palju, oli vajadus selgitada, mis asi on see moodne tants, modern tants, sest see teine tulemine oli ka ikkagi nii, et nagu nõudis selgitust publikule, mida ainult tavalisele publikule, vaid ka balletipilguga harjunud publikule. Ja nagu selline valgustustöö oli osa sellest, miks ka, kui ma nagu ennast siia sisse toon, kes ma hakkasin ju regulaarselt kirjutama 91. aastal, et nagu sellest nähtusest nagu seda tuua välja, et see eksisteerib. Ja mul on tunne aeg-ajalt, kasutades seda, et mul on tunne, on küll tunne, et tantsust kirjutamist ei osata alati hinnata, tähendab, seda nagu nähakse ainult oleviku plaanis. Ja mõnikord ka, et jaa, sellega me jäädvustame midagi. Kuid sellega, et üldse kirjutatakse, luuakse see foon. Ma olen ise mõelnud, et kui näiteks New York Timesi esikriitik John Martin ei oleks kirjutanud Martha Grahamist ja Doris Humphreys't, siis kas nad oleksid pääsenud sinna Ameerika tantsu panteoni nii-öelda. Ja kuna ta ei kirjutanud jälle mõnest teisest, siis nad on kuidagi sealt ajaloost välja pudenenud, sest tegutsesid mitte New Yorgis, vaid kusagil mujal. Et selles mõttes meie nagu kirjutajate, kuidas me ütleksime, nii missioon kui ka samas see taak või raske punkt on see, et millest kirjutada, mitte ainult kuidas, aga ka mida tuua välja, kas igast asjast, kas sellest tasub kirjutada või ei tasu. 90-ndatel oli lihtsam, et asju ei olnud nii palju. Sai rääkida paljudest külalisetendustest, praegu on igasuguseid asju, liigub, alati ei teagi, kes kus on, siis oli nagu natukene selles mõttes selgem, eriti vist selle kaudu, et Tike püüdis ka seda infot nagu levitada ja Tike oli tihedas koostöös saatkondadega. Et siis ka sealt poolt tuli nagu seda promo. Aga jah, et ega see tantsust kirjutamine on alati, eriti olukorras, praeguses olukorras, kus teisest küljest nagu sellised paberiga seotud siis kanalid kukuvad järjest rohkem kokku,
Aga vot netiasjadega on jälle see, et täna on, homme ei ole. Meile küll räägitakse kogu aeg, et kõik asjad jäävad igaveseks alles. No ei jää. Võib-olla jäävad mingisugused muud asjad, aga väga palju on kadunud. Ja teiseks, nad on niivõrd laiali, et neid otsida on 100 korda raskem. Nii et sellega ma nagu lõpetaksin ja kui on siis küsimusi, siis aga palun. Nii, nüüd ta läks kinni. Ma tahtsin ka need allikad panna, aga noh. Suur aitäh põhjaliku ülevaate eest. Meil on aega üheks kiireks küsimuseks. Ja palun, Arem. Heili aitäh, kuna sa pidulikult käisid endal sellest 90 aastate nimekirjast välja ja vaaditi ainult, et sa arutaks ka siis kirjutada. Kui sa nüüd peaks ühe lausega ütlema, tagasi vaatama oma 90 aastate kirjutamisstiili, kuidas sa tol ajal kirjutasid? Ma arvan, et kuna ma just siis olin saanud ju selle ka mingis mõttes Ameerika koolituse, et kus nagu hästi tugevalt rõhuti sellele, et see kirjeldus peab olema, et ma arvan, et ma püüdsin hästi palju kirjeldada tegelikult. Üks asi on see, et sa nagu selgitad seda tausta, aga ka tõesti kirjeldada ja nagu võib-olla hoiduda väga ütlemast, kas see on hea või halb. Ma tean, et seda heideti ka ette, et nagu, miks ta ei ütle, mis ta sellest arvab. Et ma arvasin, et see peaks nagu tulema minu sõnavalikust välja. Et ma olen mugavamaks läinud ja viitsin vähem kirjeldada, ütlen ausalt, sest kirjeldamine on tõeline peavalu, täiesti tõsiselt. Et kuidas sa tood nagu välja seda, mis on oluline ja võib-olla mis mulle tundub selles oluline liigutusi, mis ei ole rääkimata, et ma tõlgin nagu ühe meediumi teise keelde väga piiratud mahus. Aga jah, minul lihtsalt oli see, et Eesti Aeg toonane kultuuritoimetaja Vaapo Vaher ütles mulle lihtsalt, et kirjuta nii palju, kui torust tuleb ja ma avaldan kõik. Suur tänu.